ja annan siis nüüd sõna Raul Kirsimäele, kes siis räägib Eesti tööstuse tänasest olukorrast. Ole hea. Tervist ka minu poolt kõigile, vist on kuulda. Minu nimi on Raul Kirsimäe, töötan Swedbankis tööstusettevõtete osakonna juhina. Pangas olen töötanud viimased 13 aastat ja nüüd sellest siis 8 aastat juhtinud pangas tööstusettevõtete osakonda. Nii et tööstuse teemad lähevad mulle igati korda ja tegelikult oli päris hea meel täna siia tulla. Et mingis mõttes nagu märgiline, et vaatasin Centeri kodulehte ka, et kui täna siin ka juttu tuleb nagu teemadest, kuhu suunda me siin liigume, siis mul oli päris äge nagu tutvuda, et ei ole siin varem käinud, et millega see keskus tegeleb ja kuidas tegelikult ikkagi tuuaksegi 3 erineva komponenti, ehk siis nagu riik, haridus ja ettevõtted kokku. Aga lähme liikvele. Millest ma täna räägin? Ma üritan vähem rääkida nendest suurtest ja üldisematest teemadest, millest mul hea kolleeg Tõnu Mertsina just rääkis. Aga mõne sõna siiski räägin, et kuidas need konkreetselt nüüd Eestis tööstusettevõtteid need asjad puudutavad. Ja siis baseerun tegelikult paaril uuringul, mida meie pangana oleme ka läbi viinud aastaid, et Eesti tööstusettevõtete uuring, mida me oleme 8 aastat korraldanud, suhteliselt ainulaadne Eesti tööstuses. Ja samuti ka hiljuti läbi viidud stress-test, mis siis näitab, et kus seisus Eesti tööstusettevõtted asuvad. Ja natuke siis koos mõtleks lõpus ka, et kuhu suunda tulevikus asjad liiguvad. Nii, aga lähme liikvele. Et kõigepealt, kui enne juba Tõnu natukene seda teemat avas, siis minu arvates räägitakse Eestis ikkagi liiga vähe ühest väga olulist asjast. Ja see on see, et tööstus on see, mis meil ikkagi Eestis laua leivale toob. Et kui me numbreid vaatame, siis tegelikult üle 70% meie ekspordirahadest, mis riiki tulevad tööstusest, tänu tööstusettevõtetele. 1/5 kogu meie Eesti tööhõivest on põhimõtteliselt tööstuses. Ja nagu Tõnu enne ütles ka, et need ametikohad loovad ka teisi ametikohti nii-öelda teenindavas sektoris. Ja ka SKP mõttes, SKP on siis meie riiklik koguprodukt, et kõik see, mis Eestis kokku toodetakse, väärtus luuakse, et tööstus on kõige olulisem ja kõige suurem sektor meile jätkuvalt. Nüüd mõni sõna siis tänasest olukorrast, et kus me tööstuses oleme. Ma ei hakka niivõrd pikalt peatuma nendel trendidel, aga ma ütleks nii palju siiski, et see trend on päris pikaajaline, et meie palgakulude osakaal on siis ettevõtete käibes kasvanud. Ja mis mind teeb natukene murelikuks on mitte see, et palgad kasvavad. Ma arvan, see on väga normaalne ühiskonna protsess ja palgad peavadki kasvama. Aga mind teeb murelikuks see, et paralleelselt on siis viimased 3-4 aastat me näeme, et ettevõtete investeeringud ja ettevõtete kasumimarginaal on langenud. Ja ilmselge on see, et see niimoodi need jooned nagu lahus jätkata ei saa, et siin peab mingi muutus või korrektsioon toimuma, sest teisiti ei ole lihtsalt võimalik. Nüüd, kui vaatame seda, et kus me siis palkadega jõudnud oleme, et nagu näete, on palkade kasvu tempo olnud Eestis kiire. Tegelikult viimased, võib öelda 7-8 aastat on ta olnud sisuliselt selline 6 ja 8% vahel töötlevas tööstuses. Sõltub jälle nagu tööstusarust ka, et tööstusarud on natukene võib-olla erineva koha peal. Ja kui te vaatate nüüd, võrdlete meid Läti ja Leeduga, et ega me liiga palju erinevad ei ole ka, et jah, tõsi, ametliku statistika järgi on Lätis, Leedus palgad väiksemad ja eks nad seda mõnevõrra on ka, et kui me vaatame, et tegelikult ka Lõuna-Eestis käivad ka Lätist inimesed tööl. Aga nagu näete, need palgakasvu tempod on ka meie lõunanaabritel päris kiired. Ja palgad kasvavad päris kiire tempoga. Miks on sellest oluline aru saada? Võtsin välja ühe sellise huvitava statistika, et palju Euroopas on kasvanud palgad viimased 4 aastat. Ja see palgakasvu tempo on olnud kuskil 1,5–3%, sõltuvalt aastast ja sõltuvalt tegevusarust. Ja nüüd, kui panete kõrvale siia Eesti ettevõtjad, kes peavad toime tulema 6-7-8% palgakasvuga ühe aasta jooksul, see on ilmselge, et konkurentsipildis on see meie ettevõtetele nagu suur väljakutse ja sügav kummardus ettevõtjatele, et me viimastel aastatel sellega tegelikult kenasti toime tulnud oleme.
Mõni sõna ka meie tööstussektoritest. Kui nüüd vaadata, kõige suurem on Eesti tööstussektoristest puidutööstus, millel järgneb siis omakorda toidutööstus ja muud tööstusarud. Kui enne rääkisin just tööjõukulude osakaalust või tööjõukulude kasvu suurusest, siis nagu näete ka tööstusarud, seesama helesinine joon näitab ära, et kui suur on tööjõukulude osakaal siis erinevates tööstusarudes. See näitab ka seda, et mis seisus erinevad tööstusarud on ja kui palju on siis panustatud automatiseerimisse, tehnoloogiatesse. Ilmselgelt eristub siin, ma jätaks isegi keemiatööstuse hetkel kõrvale, aga puidutööstus ja toidutööstus siin selgelt eristuvad, et on näha, et kõige rohkem on panustatud automatiseerimisse. Mõnevõrra murelikuks teeb see, et meie kõige suuremate tööstussektorite kasumimarginaalid on langenud. Samas puidutööstuses me teame, kindlasti ka siin majas teatakse, et kindlasti on puidutööstust Eestis mõjutanud päris palju see, et Kesk-Euroopas need kuumalained ja tormid, ehk siis kahjurid, üraskid on saanud mürada seal metsades ja tormid on samuti murdnud puitu, mis on siis Kesk-Euroopas puidu hinda alla viinud ja samal ajal meil on puidu hind püsinud väga kõrge tööstusettevõtete jaoks. Et see on mõnevõrra olnud siis mõjur nagu Eesti puidutööstusettevõtetele. Nüüd, kui viisime läbi ka see aasta uuringu 8. korda järjest siis, et mis on siis väljavaade tööstusettevõtete poole pealt ja kui kolleeg Tõnu mulle enne rääkis seda, et need turgude väljavaated on nagu halvenenud, et kasvud ei ole nii kiired, siis see selgelt väljendub ka ettevõtete prognoosides. Ja nagu näete, siis tööstus keskmisena plaanib käesolevaks aastaks natukene 3% kasvu. See on pea 2-kordne langus võrreldes eelmise aastaga, et kui eelmine aasta oodati 7% kasvu. Ja kõige rohkem ongi kukkunud tegelikult puidutööstuse ja toidutööstuse näitajad, siis kasvunumbrid. Kasumlikkuse osas on pilt pisut parem, et põhimõtteliselt pooled ettevõtted tööstuses ikkagi ootavad käesolevalt aastalt kasumimarginaali parandamist ja seda siis keskelt läbi kuskil 18% võrra. Loodetakse kasumit kasvatada. Nüüd, millest ei saa üle ega ümber tööstuse puhul on ikkagi olukord inimestega. Ja kui nüüd küsida ettevõtete käest, et mis laadi inimestest on ettevõtetes puudus, siis 2/3 tööstusettevõtetest täna tegelikult ütleb, et enne kõike on puudus ikkagi spetsialistidest. Spetsialistidest välja õppinud inimestest, kes tegelikult suudavad opereerida CNC-pinki, on robootikud, mehhatroonikud, suudavad juhtida keerukaid seadmeid, süsteeme. Nende inimeste järele on Eesti tööstuses tegelikult väga-väga suur puudus. Kindlasti on ka teisi valdkondi, näiteks tootedisain. Aga miks sellest nagu eriti kahju on, et see tegelikult kohe jõuan sinna piirab ettevõtete arenguvõimet. Ja teisest küljest ma ütleks, et tegu on väga hästi tasustatud töökohtadega tööstuses. Sest ma ütleks, et hea spetsialist täna tööstuses saab selgelt kõrgemat palka kui keskmine ülikooli lõpetaja. Nii et kindlasti on tööstus hea tööandja inimesele, kes tahab ennast arendada ja selliseid huvitavaid ülesandeid täita. Ja nagu näete, siis tegelikult ega ka mida ettevõtted välja tõid, ega siis põhiline probleem või takistus töötajate leidmisel ei ole isegi seotud palgaga. Palk oli alles teema number 3 ettevõtete poolt, mis välja toodi. Et kõige suurem raskus ettevõtete jaoks ongi leida sobiva kompetentsi ja kogemusega, haridusega inimesi, kes ettevõttesse sobiksid. Nüüd minnes investeeringute juurde, siis kui enne oli juttu sellest tehnoloogilisest muutusest, siis tegelikult see paistab ka silma. Et kui vaadata, millesse ettevõtted täna investeerivad, selgelt 2/3 investeeringutest ja rahast, mis ettevõtted kulutatakse seadmetesse, tehnoloogiatesse. Nagu näete, see betooni osakaal tööstuses on järjest vähenenud. Ehk selles mõttes uute hoonete ehitamisse või uute tööstushoonete ehitamisse nii palju ei panustata, et palju tähtsam on see, mida nende seinte vahel tehakse. Ja selgelt on seadmetesse hakatud rohkem investeerima
Ja mis on võib-olla huvitav fakt, et need osakaalud on küll väikesed, aga järjest rohkem need kasvutempod on siis ka arvutisüsteemidel, IT-tarkvaral ja arendusväljaminekutel, et need on nagu sellised komponendid, mis kasvavad kõige kiiremini tööstuses, on näha, et ettevõtted hakkavad sinna investeerima järjest rohkem. Selleks aastaks oli ettevõtete endi prognoos oli selline, et investeeringud langevad. See on viimase 8 aasta jooksul esimest korda, kus ma seda numbrit ettevõtete prognoosides nägin. See oli siis uuring, mille me viisime läbi sel aastal, kus osales 288 ettevõtet, kokku käibega 3,4 miljardit, ehk võib öelda, et üle 5% Eesti tööstusest oli esindatud ja mind tegid need numbrid murelikuks. Ja murelikuks mis põhjusel? Et kui me räägime sellest, et kui me enne just vaatasime, kuhu me oma tööjõukulude kõveraga oleme nagu jõudnud, milline suur tehnoloogiline muutus on toimumas praegu maailmas, et kui me nüüd täna ei investeeri, siis on väga suur oht jääda sellest rongist maha. Ja kui vaadata sisse, et mis siis ettevõtteid kõige rohkem on mõjutanud investeeringuid edasi lükkama, siis saladust ei ole, et see oli juba ka selle aasta esimesel poolaastal oli ikkagi näha, et see ebakindlus majanduskeskkonna osas ettevõtteid mõjutab. Keda ei teeks murelikuks, kui on kuulda maailmast ja sihtturgudelt, et kasvud ei ole enam nii suured ja mahud võib-olla hakkavad langema. Teise poole pealt ma ütleks seda, et viimastel aastatel on ka tegelikult tööstuses tehtud palju ettevõtteid teinud päris suuri investeeringuid. Ja selge on see, et kui sa oled teinud suure investeeringu, siis selle asja käima jooksmine, kas või uue tootmisliini paigaldamine võtab aega. Et see ei käi tavaliselt 4, 5, 6 kuuga, võib minna aasta, võib minna rohkemgi. Ja selgelt, et kui sul on suur investeering värskelt tehtud, siis võib-olla sa kohe järgmine aasta seda uut suurt investeeringut ette ei võta. Ja mis nüüd läheb kokku eelmise pildiga, millest rääkisin, et põhimõtteliselt iga 7. ettevõte on juba täna piiratud ikkagi sellest veel lükkab investeeringuid Eestis edasi sellepärast, et puudub kompetentne tööjõud, kelle abil neid investeerida siis uutesse tehnoloogiatesse. Ehk selgelt on näha, et meil siis hariduse ja täiendusõppe ja inimeste poole peal on selline koht, kus me saaks palju paremini täna tegutseda ja palju paremat tulemus saavutada ettevõtete poole pealt. Nüüd slaid, mida tegelikult näitas ka Tõnu, aga ma võib-olla tooks välja selle komponendi, et Euroopa Komisjon mõõdab tegelikult, viib iga aasta läbi sellist põhjalikku uuringut, DESI-indeks, mis näitab ära, et kui digitaliseeritud ühiskond ja erinevad riigid siis Euroopas on. See koosneb 5 komponendist, üks nendest komponentidest on see, et kuidas seda digitaliseeritust osatakse ettevõtete poolt ära kasutada. Ehk iga päev ettevõtluses, kuidas neid ära kasutada. Ja nagu näete, siis me ülejäänud komponentides, olgu selleks siis meie haridussüsteem, meie inimeste oskused, internetiühendused, avalikud teenused, me oleme tegelikult väga kenasti pildis, ületame Euroopa keskmist taset. Avalike teenuste osas me oleme nüüd see aasta oleme 2. kohal vist Soome järel, et jätkuvalt esirinnas me julgeks öelda kogu maailmas. Aga üks koht, kus me jääme mingil põhjusel alla, on see, et kogu seda tarkust, kogu seda IT-sektori tugevust ja digitaaltehnoloogiaid, et kuidas neid on meie ettevõtetes ära kasutada. Ja asjad, mida siis indeksi raames on juba mitu aastat meile välja toodud, ongi siis see, et kuidas seda infot ettevõtetes sees jagada, ära kasutada ettevõtete juhtimisel, ja samuti siis ka sotsiaalmeedia ja siis tegelikult ka internetis selliste piiriüleste müügivõimaluste kasutamine, et kus siis võib-olla teistes riikides ettevõtted on rohkem aktiivsemad. Ja robotik ka, et statistikat on erinevat, aga tegelikult kõik nad näitavad kahjuks ühte ja sama asja, et roboteid on Eestis ikkagi tegelikult suhteliselt vähe ja võib-olla ma ütleks nii, et ainuke positiivne asi selle slaidi puhul on see, et see on üks koht, kus me oleme Leedust paremad, et meil on ikkagi natukene rohkem kui Leedus neid roboteid töötajate kohta. Aga jah, et põhimõtteliselt võib öelda, et alla selle Euroopas läbi viidud uuringu põhjal võib öelda, et alla 4% siis keskmise suurusega ettevõtetest Eestis kasutab roboteid. Siin muidugi peab nüüd olema täpne definitsioonides, et see Euroopa kontekstis keskmine tähendab keskmised ja väiksed ettevõtted, et ma arvan, et kui me läheme Eestis keskmise suurusega tööstusettevõttesse juba, siis see number on kindlasti kõrgem kui 4% ja sinna ma kohe jõuan ka.
Nüüd veel üks pilt, et kui automatiseeritud me siis täna tööstuses oleme, jällegi meie läbi viidud uuringu põhjal. Ja võib öelda, et kui nüüd vaadata nagu erinevaid protsesse ettevõttes, ma ütleks, see pilt on suhteliselt loogiline, et esimesena on automatiseeritud ära raamatupidamine, kas siis läbi ERP-süsteemide, ka tegelikult läbi tarkvara robotite. Ma arvan, kui minna täna tööstusettevõttesse, see on suhteliselt tavaline, et saatelehtede ja arvete väljastamisega tegeleb robot. See ei ole selline füüsiline nagu metallist tükk, kes nagu liigutab, vaid on tarkvararobot, kes sisuliselt saadabki selle arve kliendile välja, kui tuleb süsteemi info, et tellimus on komplekteeritud ja lattu valmis pandud või on ära transporditud. Ehk robotid on olemas ka arvutites ja juba tööstusettevõtetes täiesti tööl. Nüüd teine selline väga loogiline koht tööstusettevõtetes on tootmisprotsess, kus on ka tegelikult väga palju võita läbi siis automatiseerimise ja digitaliseerimise. Ning loomulikult siis ka kõik need toetavad funktsioonid, mõnevõrra vähem võib-olla siis müük, turundus, ladu, ka tarneahel, mille peale mõeldakse küll järjest rohkem, aga kuhu veel nii palju ettevõtted pole jõudnud. Ja kui rääkida tehnoloogiatest, siin üllatust ei ole, et ikkagi enam kui pooled ettevõtted täna mingisuguseid erinevaid automatiseeritud lahendusi kasutavad, erinevaid andureid kasutavad oma tootmisprotsessi juhtimisel. Ja ma julgeks öelda, et 1/4 ettevõtetes on juba kasutusel ka ERP-süsteemid. Ehk siis ongi selline keskne tarkvarasüsteem, mis võimaldab ühendada ettevõtte erinevad osad, tootmise, raamatupidamise, lao, kõik omavahel ära ühendada ja seda juhtida. Ja ma lihtsalt tooks välja, et hiljaaegu ühes ettevõttes, tööstusettevõttes külas käies, et üks tööstusettevõtte juht ütles mulle, et juba pelgalt sellega, et nad omal ERP-süsteemi tööle panid, nad saavutasid 16% kokkuhoidu. Sest nad esimest korda hakkasid nägema ja aru saama üldse, et kus neil on ülekulu ja kus on alakulu ja palju reaalselt mingit aega kuskil kulub. Et enne seda see oli selline sõrmede ja kõhutunde pealt nagu otsustamine, et tegelikult see digitaalne maailm ja nende tarkvarasüsteemide kasutamine tööstuses on ikkagi tundub väga-väga oluline asi. Ja nagu näete, tööstusrobotid, kuivõrd meie uuring keskendus põhiliselt keskmise suurusega suurtele ettevõtetele, siis jah, tuli välja, et 18% ikkagi ettevõtetest tööstusroboteid juba kasutab ja neid on järjest enam juba näha. Põhjuste osas ma ütleks niimoodi, et kui Tõnu enne ka rääkis robotitest, ma olen täiesti nõus, et kui me veel paar aastat tagasi vaatasime roboteid, et no eks nad olid ikkagi selliste masstellimuste, kogu aeg sellise ühesuguse toote tootmiseks ette nähtud, suhteliselt kalli, pigem suurtele ettevõtetele suunatud. Samas, kui me vaatame nagu tänast pilti, siis me näeme, et robotite hinnad on viimase aasta-kahega päris kõvasti alla tulnud. Ja ma ütleks, et juba sellise, suhteliselt tavapärane on näha, et ettevõttes töötab selline 30 000 eurone pakendamisrobot, mis hoiab kokku 4 inimese töökoha näiteks. Väike lihtne arvutus teha, et mis see tasuvusaeg sellisel investeeringul on, 1 aastaga ära tasuda. Päris kenasti, et selle peale järjest rohkem ka, ma ütleks, väiksemad ettevõtted ikkagi Eestis tõsiselt mõtlevad. Ja samuti e-poed on leidmas oma teed tööstusesse, mis on väga tore, et ettevõtted otsivad, olgu siis tegu mööbliga, olgu tegu toiduainetööstusega. Tegelikult vaatasin, et päris erinevates tööstusharudes ikkagi ja päris erineva suurusega ettevõtted otsivad väljundit, kuidas ise nagu lõpptarbijale otse müüa. Ja siis ka erinevad andurid. Nüüd paar pilti ka sellest, et kuidas see tööjõukulude kasv meid mõjutab, et selgelt aru saada, kus see surve tuleb. Selleks vaatasime ka nagu sellist stsenaariumit, kus me siis eeldasime, et nüüd järgmised 3 aastat tööjõukulud 8% kasvavad ja samal ajal kõik muud tingimused jäävad samaks, et oletame, et ettevõtetel ei õnnestu oma müüki kasvatada, eksporti kasvatada, oma käivet kasvatada, mis ei ole ka tegelikult võimatu stsenaarium, et kui vaadata, et nagu maailma majandus on jahtumas ja et tegelikult kuigi meie sihtturud on jätkuvalt veel kasvu poolel, siis ikkagi need kasvuvõimalused on kokku tõmmanud. Aga jätkuvalt tegu on stress-testiga, mitte nagu nüüd reaalse nagu baasstsenaariumiga, et aga ütleme selle kohaselt jah, vaatasime siis circa 150 ettevõtet Eestis, suuremad tööstusettevõtted, suuremad keskmise suurusega ja et mis need mõjud siis on, et kui 3 aasta peale ette modelleerida, et mis siis juhtuma hakkab. Ja võib-olla kõigepealt, et kui rääkida marginaalist, et siin võib-olla ettekandes ma räägin ka sellist asjast nagu EBITDA. EBITDA hästi lihtsustatult on siis kasum enne amortisatsiooni ja intressikulusid.
Amortisatsioon on siis see, mida arvestatakse sisuliselt, piltlikult öeldes, kui sa ostad sisse seade, ta mingisuguse aastate arvuga amortiseerub, järelikult sa pead selle nagu oma kuludesse sisse arvestama. Ja EBITDA marginaal on selles mõttes väga oluline, et ta näitab ikkagi seda nagu vaba rahavoogu, mis ettevõtte oma tegevusega suudab igakuiselt või aastas toota. Ja kui nüüd keskenduda, kui vaadata, et mis siis nüüd erinevate tööjõukulude taseme kasvu juures toimub, siis ma ütleks, et kui meil järgmised 3 aastat tööjõukulud kasvavad 4%, keskmised palgad, siis võib-olla midagi väga hullu ei juhtugi, et nagu näha, et siin võib-olla mõnes sektoris, ehitusmaterjalides ja muu töötlev tööstus, kus all on siis mööbel, tekstiil, elektriseadmed, elektroonika, trükitööstus, et need sektorid on suurema löögi all. Aga üldiselt, et need EBITDA marginaalid ei muutu veel võib-olla kriitiliseks. Aga nagu näete juba 6% tööjõukulude kasvu juures ja tegelikult 8% juures on see selgelt näha, langevad ikkagi teatud sektorites juba need marginaalid, millega ettevõtted nagu tegutsema peavad nagu väga-väga ohtlikult madalale. Eks see näitab tegelikult seda, et ikkagi nendes sektorites, kus me täna see tööjõukulude osakaal on suur, me oleme tegelikult päris haavatavad selle tööjõukulude kasvule. Ja võib-olla niimoodi lihtsustatult kokkuvõttes võibki öelda, et kui see võlg jagatud nagu selle iga-aastase EBITDA-ga on selline üks näitaja, mida pangad jälgivad ja ettevõtete finantsjuhid väga aktiivselt jälgivad, et kui see tõuseb juba üle 4, siis tegelikult see suhe, et siis tegelikult mingis mõttes ettevõte muutub riskantsemaks ja tal on võib-olla raskem saada uut finantseerimist peale, et uusi investeeringuid ellu viia. Ja mida tegelikult see stress-testi tulemus näitas, ongi see, et põhimõtteliselt 1/3 Eesti tööstusettevõtetest on ikkagi päris haavatavad tööjõukulude kasvule. Ehk kui ettevõtted jätkavad sama ärimudeliga, kuidas täna tegutsetakse, uutesse tehnoloogiatesse investeerita, siis võib öelda, et juba 3 aasta pärast on 30% ettevõtetest on selles seisus, et päris raske on hakata uusi investeeringuid 3 aasta pärast ellu viima. Täna on see palju lihtsam. Ja jätkuvalt, et mis oli huvitav, et näiteks Eesti puidutööstus, mis on päris palju ikkagi läbi aegade investeerinud, ma just küsin, palju mul aega on? Üheni, jah, selge. Ei, siin joonise peal ei lähe, et siin joonisel mööbel läheb muu töötleva tööstuse alla. Aga ma ütleks et puidutööstus oli selles mõttes isegi kõige vähem haavatavam, et sinna alla lähevad siis saeveskid, höövelkojad, tegelikult kõik võimalikud tooted, mida me siis otse puidust nagu toodame. Mööbel kahjuks selles jaotuses ei lähe siia alla. Aga puidutööstus oli näha, et näiteks, et mitte ükski suurem puidutööstusettevõte, kõik olid nii piisavalt efektiivsed, et neid põhimõtteliselt see palgakulude kasv nende ärimudelit ohtu ei sea. Et mööblis ma julgeks öelda, et see pilt on natuke keerulisem, et hästi palju sõltub ettevõtte ärimudelist ja võib-olla, mis teeb asja mööblitööstusettevõtete jaoks keerulisemaks, on see, et seda on raskem automatiseerida. Aga seda tehakse järjest, et sektoris on väga häid näiteid ikkagi, kus automatiseeritakse, vaadatakse töökorraldust ümber ja suudetakse tegelikult kenasti toime tulla selle kasvuga. Aga ma ütleks, et mööblitööstus on kindlasti koht, kus selle tasub hästi suurt tähelepanu pöörata. Et mitte hiljaks jääda nende muutuste elluviimisel. Mida siis ettevõtted teevad? Punkt 1, räägiks korra lihtsalt investeeringutest, et kui me vaatame ettevõtete numbreid pangas, siis mingis mõttes ma võin öelda, et tänaseks on ikkagi selgelt näha, et mitte investeerimine on suurem risk kui investeeringute teostamine. Sest mida näitavad meil ka numbrid, kui me oleme ettevõtete tulemusi analüüsinud, et põhimõtteliselt, kui me jagame nüüd 4 nagu kõik ettevõtted, et ülemine 4 on need ettevõtted, kes kõige rohkem investeerivad iga-aastaselt, kas siis suhtena näiteks oma käibest, ja alumine 4 on need, kes kõige vähem investeerivad näiteks suhtena oma käibest, siis see vahe kasumi marginaalis, ehk selles, mis siis tegelikult joone alla jääb, on 10%. See on väga-väga suur number ettevõtte tulemuste kontekstis. Ja see näitab ikkagi seda, et need ettevõtted, kes on võtnud selle julguse, investeerimisjulguse ja uutesse tehnoloogiatesse investeerinud,
loomulikult läbikaalutult, läbimõeldult, et nende tulemused on oluliselt paremad kui need ettevõtted, kes on jätnud need investeeringud tegemata. Et mõtlema panev ja ma ütleks, et selle suure valimi kohta see tegelikult päris huvitav järeldus, jah. Nüüd, kuidas siis ettevõtted plaanivad toime tulla selle olukorraga? Et kui uurisime ettevõtete käest ka seda, et kuidas siis lisandväärtust kasvatada plaanitakse, lisandväärtus hästi lihtsalt öeldes on kogu see väärtus, mida ettevõte siis loob sellele toorainele, mis ettevõttesse sisse tuleb. Ehk see koosneb siis matemaatiliselt on põhimõtteliselt kasum, mille lisandub tööjõukulud ja riigimaksud. Ja kui uurisime ka ettevõtete käest, et mis need plaanid siis on, et kui palju plaanitakse lisandväärtust kasvatada 2 aasta jooksul, siis need vastused olid suurusjärgus sõltuvalt tööstusarust 7–12%. Kui te nüüd panete konteksti, et meil on palgakasv olnud kuskil 7% juures tööstuses, siis kumulatiivselt on ilmselge, et mis mind teeb murelikuks on see, et kui see palgakasv jätkub samasuguse tempoga, siis tegelikult järelikult ettevõtetes loodav väärtus ikkagi nagu ei kasva nii kiiresti, kui kasvavad palgad. Ja see jällegi on ohukoht nagu ettevõtete kasumlikkusele ja tulevastele investeeringutele. Aga positiivne oli see, et selgelt on näha, et ettevõtted on selle peale mõtlema hakanud, et mitte ainult kasum, vaid ka, et vaadata kogu seda lisandväärtust, mis ettevõttes luuakse. Ehk ka siis seda, et millist palka suudetakse töötajatele maksta. Nüüd kui vaadata, et mis siis on teemad, mis on põhiliselt fookuses tööstusettevõtete poolt, siis üllatust ei ole. Loomulikult kõige olulisema ja vahendina nähakse automatiseerimist, millesse plaanib panustada üle poole tööstusettevõtetest. Selgelt on näha, et puidu ja toidutööstus nagu siin selgelt eristuvad kõrgemate numbritega. Aga nagu näete, et 1/3 plaanib ka saavutada seda läbi digitaliseerimise. Ja tegelikult pooled ettevõtted, mis on päris vahva areng, plaanivad ka arendustöösse nagu panustada ja koostöösse teadusasutustega. Nii et see on üks uus trend, selle juurde tuleme veel korra lõpus tagasi ka. Et on näha, et ettevõtted aktiivselt mõtlevad, et kuidas oma tulemusi parandada. Nüüd küsisime ka seda, et mis siis 2 aasta jooksul ettevõtete plaan on. Et millistesse protsessidesse, millistesse tehnoloogiatesse oma ettevõtted siis kõige rohkem panustavad. Ja ma ütleks, et uue asjana, et kui ma enne rääkisin, et meil raamatupidamine tootmisprotsess on olnud nagu tööstusettevõtetes fookuses, siis selgelt ladu on tõusmas nagu oluliseks teemaks, et lao juhtimine, et kuidas ladu hallata, ladu juhtida, on muutumas väga oluliseks tööstuses jätkuvalt tootmisprotsess. Ja võib-olla ütleme muud teemad juba natukene vähem, et raamatupidamine on juba tegelikult suhteliselt automatiseeritud paljudes ettevõtetes. Millesse investeeritakse? Jätkuvalt erinevad automatiseeritud tehnoloogiad. Kui ma enne rääkisin robotitest, et siis selgelt robotid on jätkuvalt fookuses. Ehk kui 18% suurematest keskmistest tööstusettevõtetes Eestis juba viisil või teisel tööstusroboteid kasutab, siis nagu näete, et päris iga 5 ei ole, aga sinna kanti juba ettevõtte mõtleb, et järgmine aasta võiks nagu endale roboti soetada. ERP-süsteemid ja ma ütleks, et ka e-poed, need põhimõtteliselt, kui nüüd need uued plaanid ka arvesse võttes, võib öelda, et võib-olla meil paari aasta pärast on põhimõtteliselt iga 4. tööstusettevõte Eestis, kes oma e-poodi juba, et oma tooteid müüa. Ja ma ütleks, et see võib olla ka mööblisektoris näiteks üks huvitav. Seda on ka tegelikult näha, et ettevõtted seda teevad, sest hulgimüügiga on raske nagu nii-öelda seda kasumlikkust tagada pikas plaanis, et ikkagi järjest rohkem otsitakse võimalust otse lõpptarbijale ja lõppkliendini jõuda. Ja e-pood on selleks suurepärane võimalus tegelikult, kus minna ka täiesti rahvusvahelisse konkurentsi. Nüüd kui rääkida üldse, et kui automatiseeritud me siin Eestis oleme, siis piltlikult öeldes võrdluseks, et mis on siis kõige automatiseeritumad tehased maailmas. Et võib tuua autotööstuse, näitena Saksamaal, kus need numbrid on 80–90% kõikidest tootmisprotsessi osadest on juba automatiseeritud. Lõuna-Koreas on see väidetavalt juba 92–93% autotööstuses. Nii et need arengud toimuvad igal pool, näiteks ma ei tea, kui paljud on seda kuulnud, et näiteks Adidas tegi paar aastat tagasi väga julge otsuse, pani oma Aasia tehased kinni,
tundub esmapilgul, eks ole, nagu kuidagi hoomamatu, et miks nagu selline asi. Ja ehitas tehase nagu USA-sse, Atlantasse ja teise tehase ehitas Saksamaale. Suhteliselt kallid piirkonnad, suhteliselt kõrged palgad, et kuidas nii, aga tegu on Speed Factory'ga, kus tegelikult on siis töötajaid on minimaalselt ja põhimõtteliselt kogu tootmine tehakse nagu ära robotite poolt ja kauplusest tuleb tellimus, et meil oleks vaja 2 paari selliseid spordialanõusid ja tehas toodab selle valmis ise automaatselt. Et tegelikult ei pea olema nagu näete, et see hakkavad oluliseks muutuvad tööstuses juba täiesti mingisugused muud asjad, et turu lähedus ja kiirus ja tehnoloogia. Ja Eestis ka, kui me nüüd vaatame sektoreid, siis siit pildilt joonistub väga hästi välja, et tegelikult kõige rohkem automatiseeritud ongi meil puidutööstus ja mööblitööstus ja teistes sektorites me oleme mõnevõrra maha jäänud. Et need protsendid on väiksemad, kuskil ongi seda võib-olla raskem saavutada, aga kindlasti on siin näha kohti, kus oleks võimalik nagu rohkem ära teha. IT, millest on palju räägitud viimastel aastatel järjest enam. Ja ma ütleks, et tegelikult on ikkagi näha, et pooled tööstusettevõtted juba on IT-ettevõtetega koostööd teinud, et digitaliseerida neid lahendusi, kuidas ettevõtteid juhtida, efektiivsemaks muuta. Ja nagu ma ütlesin, et see ei ole ka ainult see küsimus, et kuidas läbi digitaliseerimise nüüd kohe nagu järgmisel päeval nagu muutuda efektiivsemaks ja kulusid kokku hoida, vaid see on ka see, et üleüldse saada esimest korda nagu ülevaade ettevõttest, kuidas need asjad täpselt ettevõttes nagu on. Et kui palju mingi asja peale kulub aega ja võin tuua sellise näite, et ühe tööstusettevõtte näitel, et ma olen näinud, et kuidas selline näite nagu OEE, kas kõik teavad siin, mis asi on OEE? Käega märku anda, on keegi kuulnud, ei ole? Overall Equipment Efficiency. Ehk siis põhimõtteliselt, mis mõõdab nagu tööstuse tootmise kiirust, kvaliteeti, seisakuid ja et kui piltlikult öeldes ettevõtte nagu tänu investeeringutele suudab selle näiteks 40% pealt tõsta selle näitaja 80% peale, siis võite ise arvata, et milline mõju on ettevõtte tulemustele tegelikult sellise näitaja muutusel. Ja seda kombineerides näiteks digitaalseid tehnoloogiaid, investeeringuid seadmetesse, koolitades Eestis on sellised positiivsed näitajad täiesti olemas. Ja IT puhul on võib-olla üks trend veel, mida võib välja tuua, et ettevõtted mõtlevad järjest enam ka selle peale, kuidas oma tooteid arendada ja neile uusi funktsionaalsusi lisada. Olgu selleks siis mingite andurite lisamine, mingisugune uus äge viimistlus, mingite uute funktsioonide lisamine, et ma arvan, et selle peale mõeldakse igal pool ja need on päris vahvad ideed ja näited, mida juba Eestis on, ilmselt olete kõik kuulnud, on selline tööriietus, mida toodetakse Eestis, kus on andurid juba küljes, et naftaplatvormi töötajad või kalalaevade töötajad, kui nad vette kukuvad, siis läheb automaatne häiresignaal ja mõõdetakse seal, kas inimene on elus, hingab, kuidas see olukord on, et sellised väga kõrgetasemelisi riideid toodetakse Eestis. Teadus-arendustegevus. Siin on näha suurt huvi kasvu, et kui piltlikult öeldes iga 5 ettevõtte on nagu Eestis täna sellega kokku puutunud, siis põhimõtteliselt võib öelda, et jah, pooled ettevõtted täna plaanivad ikkagi teadus-arendustegevuse osas koostööd. Olgu siis erinevate kompetentsikeskustega, ülikoolidega, et selle peale järjest mõeldakse ja ma loodan, et ka järgmises ettekandes, kui adapterist juttu tuleb, et ma tean, et ka adapteris on need päringute arvud on päris kenasti kasvanud, et minu arust see näitab ka seda, et tegelikult tööstusettevõtete huvi nagu asja osas on väga suur. Mida kokkuvõtteks öelda? Et võib-olla üks asi, millele mul on hea meel, et täna siin just sellest rääkida, et ikkagi see sama haridus on hästi-hästi oluline. Ja ma mõtlen, et võib-olla ka mitte ainult nendel inimestel, kes nii-öelda oma töökarjääri on alustamas või minemas tööle kuskile, vaid ka just mõeldes nende 660 000 inimese peale, kes täna iga päev tööl käivad. Kui te mõtlete meie ümber, et kuidas on nagu maailm muutunud, uued tehnoloogiad on tulnud, et tegelikult on hästi-hästi oluline, me suudaks nagu terve ühiskonnana ja kõik inimesed nii-öelda sellega kaasa tulla, selle tehnoloogilise muutusega. Ja see on võimalik. Kui me täna mõtleme selle peale, et kui palju ikkagi see protsent inimesi, kes kasutab nutitelefone või internetti, on ju 80-90% erinevate uuringute järgi Eestis. Järelikult ei ole mingit takistust, et me ei suudaks ka neid CNC-keskuseid või roboteid opereerida tööstusettevõtetes. Et selleks on natukene
koolitust ja huvi ja aega vaja ja ma olen täiesti kindel, et see on tehtav ja võimalik. Aga see eeldab seda, et lisaks ei saa öelda, et kogu see teema on nüüd ainult koolide ülesanne, et selgelt peavad ka ettevõtted ise võtma veel suuremat rolli. Mingis mõttes on see ka sotsiaalne vastutus oma töötajate eest, et nende arengutega nii-öelda kaasas käia. Ja võib-olla siis koostöös nagu täiendusõppekeskustega, koolidega ka seda siis täiendõpet nii-öelda tuua inimesteni. Tark koostöö, tark tellija, et tegelikult nagu rääkida neid tehnoloogilisi muutusid on hästi palju, et see tegelikult eeldab ka igalt ettevõttelt, mitte ainult omanikult, mitte ainult juhilt, ka tegelikult keskastme juhtidelt, töötajatelt nagu hästi palju rohkem tarkust. Et üldse aru saada, missugused tehnoloogilised võimalused on, kuidas neid tehnoloogiaid parimal võimalikul moel ära kasutada. Et seesama näide, et kui sa töövahendeid targalt kasutad, sa võid saavutada 2 korda suurema efektiivsuse. Et seda tarkust, ma arvan, on ka ikka nagu ettevõtetesse, inimesi on ka ikkagi jätkuvalt tööstusettevõtetesse vaja, ei kao nad nii lähimal ajal kuskile veel kohe ära. Ja ma ütleks, et väga oluline on ka see, et me kõik head ideed ellu viiksime ja tegelikult suudaks ka ühiskonnana sinna taha seista. Et mitte ainult, et kui ettevõttel on idee, et ettevõtte saaks sellest nii-öelda ka riigi poolt tuge, oleme teinud ka riigile ettepaneku, et võiks teha sellise, ja ma tean, et riik ka tegutseb sellega, et võiks teha sellise nagu erinevate toetusmeetmete nagu nii-öelda siis keskkonna nagu sarnase nagu adapter, et kui mul ettevõtjana on probleem või mure või tahan abi saada näiteks digitaliseerimise osas, et ma siis näen ära, mis meetmed on olemas minu jaoks ja kuhu ma võiks pöörduda siis selle teemaga. Ja samuti investeeringud, et ma ütleks nagu niimoodi, et ega ilma investeeringuteta on iga raske suuri muutusid ellu viia. See kindlasti võib eeldada nagu seadmetes, tehnoloogiates, robotite soetamist, samuti võib-olla tootearendusse investeerimist. Et täna on tõesti see moment nagu saabumas, kus võib öelda, et investeeringute edasi lükkamine on juba kujunemas nagu suuremaks riskiks tööstusettevõtetele kui nende investeeringute ära tegemine. Mis kindlasti ei tähenda seda, et numbreid ei peaks lugema, raha peab kindlasti hoolega lugema alati, kui kõiki otsuseid teha. Aga näha on, et need tasuvusajad, nii-öelda uute tehnoloogiate tasuvusajad on selgelt vähenemas või alla tulemas, et neid investeeringuid tasub teha. Minu poolt kõik, äkki on mingeid küsimusi? On saalil küsimusi? Siis ma küsin jälle ise. Et me küll vaatasime praegu seda tööstuse poolt siin, aga küsin, aga milline sektor seda palgakasvu tegelikult veab? Et kui me vaatame seda, et palgad kogu aeg kasvavad, inimesi nii-öelda tööjõuturul ei ole, siis põhjus on ikka nüüd see, et ei ole inimesi või lihtsalt on see, et ettevõtjad ei ole tahtnud siiani palka tõsta, et siis nüüd, kui see häda on käes, nad võivad ja nad lähevad nagu teatud piirini välja, et kes need on, kes saavad veel väga kõrgele minna nende palkadega? No ma vastaks võib-olla hästi lihtsustatult, et kui ma enne rääkisin siin automatiseerimisest ka, et tegelikult kui võib-olla lühikeses plaanis on võib-olla selliste lihtsamate töörollide palgad kasvanud päris kiirelt, siis ma arvan, pikemas plaanis on nagu ilmselge, et lihtsamaid töörolle, võtame kas või tööstuse, näiteks olgu tegu siis pakkimisega või võtame siis näiteks kaubanduse kassiiri ametikoha. Kõik, kes me läheme kuskile Selverisse, Konsumisse, mis iganes teise poodi, me juba näeme, et on tekkinud need iseteeninduskassad. Et tegelikult seda kõike on võimalik neid lihtsaid töörolle oluliselt lihtsamalt ka automatiseerida. Mis rolle on raskem automatiseerida, on juba spetsialisti amet. Ja selgelt ma arvan, et spetsialistide pärast käib Eestis ikka tõsine rebimine täna Eesti tööstuses ja seal on ka need palgakasvud võib-olla mõnevõrra suuremad. Ja ma arvan tulevikku vaadates ka, et ikkagi haridus maksab, teadmised maksavad ja eriti kui just olla spetsialist uute tehnoloogiate võimaluste osas. Saan ma siis aru, nii et noortele siis selline sõnum, et kui robotid tulevad tööstusesse, et teatud ametikohad paratamatult kaovad ära, ehk teisisõnu ka need inimesed, kes täna tööstussektoris töötavad, on sunnitud ümberõppesse minema või tööandjad peavad hoolitsema selle eest, et need inimesed saaksid nii-öelda ümberõpet. Et ükski amet kui selline ei ole igavene, et sa pead pidevalt õppima. Kui te mäletate, ma näitasin ka seda, et millistest ametitest ettevõtted puudust tunnevad, kui ma mälust meenutan, et vist oli kas
lihtsamate töörollide osus oli vist 27 või 28% ettevõtetest, kes ütles, et neid töörolle oleks neil kuidagi, nad tunneb puudust nende inimeste järele. Spetsialistidest rääkides oli 2/3 ettevõtetest, kes ütles, et kohe võtaks tööle. Nii et ma arvan, et see juba näitab ära, et kuhu suunda me liikumas oleme, nii et kindlasti tasub ennast täiendada, õppida ja uued tehnoloogiad endale selgeks teha. Ja siit, kui siis edasi mõtelda, et siis kui palgad tõusevad, siis ka selles ettevõtluse struktuuris peaksid mingid muudatused ühel hetkel toimuma, et need lihtsama otsa asjad hakkavad ära kukkuma või siis täpsemalt öelda, et teatud ärimudelid lakkavad töötamas teatud palgatasemete juures, sest et ma saan aru, et selle esimese otsas seal on selline mahuäri rohkem, et ta läheb järjest mahu peale, teenitakse mahu pealt ja need, kus on seda käsitööd nüüd rohkem sees, et seal tekivad sellised, seal ei osata automatiseerida. Ja see võib täitsa teema olla, et võib-olla mingit valdkonda või tööd on ka raske automatiseerida, aga ma ütleks, et võib-olla lõpuni ei olegi võimalik täna kõike automatiseerida, et siis on võib-olla mõttekoht on see, et võib-olla õnnestub seda paremini näiteks turundada, müüa või sinna oma kaubamärki luua. Et mis oli ka näha, et tegelikult ettevõtted mõtlevad oma e-poodide peale, kuidas ise nagu piltlikult öeldes siin toota nagu selline mingi äge tool valmis, mida võiks tegelikult üle maailma müüa. Et miks nii-öelda siis olla kuskil nii-öelda teha vähem pakkumisi kuskiltele suurtele hulgimüüjatele, et võiks ju proovida ise kuidagi seda ägedat toodet müüa. Muidugi tehisintellekti arendajad ütlevad selle peale, et kõiki asju on võimalik automatiseerida. Me peame oskama õppima kirjeldama. Küsimus on maksumuses ka muidugi, et mis see maksab päeva lõpuks. Ja. Aga on vahepeal küsimusi tekkinud saali poolt? Kui ei ole, siis teeme suure aplausi ja täname esinejad.